Tänane saade keerleb raha ümber ning nüüd võtame fookusesse pensionisambad, eeskätt teise samba ja selle tuleviku. Õhtulehe ajakirjanik Vahur Koorits on teemat pikalt käsitlenud ning vaadelnud olukorda, mis saab siis, kui peatataks teise samba maksed. Tere, Vahur! Tere! No ma saan aru, et tuleviku planeerimine käib juba täna, kuid see, mis horisondilt koidab, ei pruugi meile meeldida. No see sõltub muidugi sellest, et mis on sinu isiklik seisukoht. Teise samba osas on palju neid erinevaid seisukohti, et mõnele meeldib, mõnele ei meeldi. Et siis, kui see 5 aasta eest vabatahtlikuks tehti, osad võtsid oma raha kohe välja, enamik tegelikult jäid sinna raha koguma. Et neil on endiselt umbes 500 000 inimest, kes on teises sambas vabatahtlikult nüüd praegusel ajal koguvad omale pensioniks raha. Ja küsimus on selles, et sinna sellele teisele sambale annab natuke tuge ka riik oma maksetega. Ehk siis, et skeem on praegu selline, et inimene oma enda palgast maksab 2–6%. Et vanasti oli ainult 2, aga seda saab tõsta ka 4 või 6 peale. Ja siis riik maksab 4% veel juurde, ehk siis, et sõltuvalt enda valikust läheb 6–10% inimese palgast, ja see on enne makse, läheb teise sambasse, kus see siis loodetavasti kasvab ja kosub. Ma saan aru, et oma artiklites sa tõstatasid küsimuse, et erakond Isamaa, kes on mänginud mõttega, et kui teise samba maksed riigi poolt peatada, saab riigi eelarve tasakaalustada. Et mida see tänase pensionikoguja jaoks siiski tähendab, et teeme puust ette ja punaseks, et kui selline olukord peaks realiseeruma, mis siis saab? Kui selline asi juhtub, siis aastast 28, ehk siis tõenäoliselt umbes 1,5 aasta pärast, juhtub selline olukord, kus riik võib tõesti lõpetada endapoolsed maksed pensionisambasse. Et siis jäävad sinna teise sambasse ainult inimese enda isiklikud maksed, mis on siis miinimumvariandis 2% ja suuremas variandis 6%. Ehk siis see tähendab seda, et inimesele koguneb sinna vähem raha ning see on ka vähem raha, mis saab selle kasvada ning kunagi, kui on aeg minna pensionile, on ka vähem raha, mida on sealt võtta. Ehk siis, et selle mõju pikaajalisele pensionile on ilmselt negatiivne. Et seal saab natukene võib-olla seda kuidagi kompenseerida mingite valikutega, aga me ei tea, kas selliseid kompensatsioonimeetmeid tehakse. Aga selline oht, et inflatsiooni tagajärjel või inimeste see pensionisammas nagu nii kokku kuivada selleks hetkes, kui me sinna pensionile jõuame, et täna sa võid sinna koguda, aga et tulevik ei pruugi siiski olla nii roosiline, kui sulle täna tundub, et sa oled väga palju panustanud sinna. See nüüd natukene sõltub asjaoludest, et üldiselt selleks, et see sammas ka kasvaks, et ta jääks inflatsioonile jalgu, on jah mõistlik panna natukene parematesse fondidesse reeglina. Kõige lihtsam ja lollikindlam soovitus on valida mõni indeksifond, millel on odavad tasud, et sellised üldiselt käivad maailma börside käekäiguga koos ja need börsid ikkagi keskmiselt toodavad natuke rohkem tootlust, kui on see tarbijahinnaindeksi kasv Eestis. Et tuleviku ennustamine on raske, aga senine kogemus on selline, et pigem ikkagi sealt see kasv on natukene suurem, kui on see hinnakasv. Et alles siis, kui inimene hakkab jõudma natukene hilisemasse vanusesse, 60 või natuke hiljem, võib seda liigutada natukene nagu leebematesse fondidesse, need konservatiivsemad fondid, kus on palju võlakirjasid ja seal ka see kasvunumber jääb väiksemaks, aga seal on see kahanemise risk ka väiksem, mida inimesed mõnikord kardavad, et nüüd äkki nagu raha kahaneb seal. No inimeste usaldus pankade vastu tihtilugu on nagu see on, et ma kujutan ette, et väga palju on neid inimesi, kes jätkuvalt eelistavad varianti, et koguvad raha nii-öelda sukasäärde, et see tundub nagu selline lollikindel skeem olevat, samas säästud ei kasva, et mida sina neile inimestele ütleksid, et kas tasub ikkagi panna sinna rahakassasse seda raha või tuleks ta ikkagi kuidagi paremini ära planeerida? Iseseisva kogumisega on
paar sellist väikest mure kohta, et kõigepealt on selline tõdemus, et ega inimestel seda nagu raha sinna tegelikult väga palju ikkagi ei kipu kogunema. Kui me jätame kõrvale need inimesed, kes tõesti füüsiliselt panevad sularaha sukasäärde, ehk siis, et kelle kohta me tegelikult ei tea, et kui palju neil seal on. Kui me räägime inimestest, kellel on mingisugused summad arvetel, võib-olla mingites muudes kogumishoiustel, aktsiates, mis ei ole pensionifondides, siis kogemus näitab, et ega väga palju ei kipu seda nagu finantsvara sinna tekkima. Et selles mõttes pensionifondid oma sellise poolsundusliku olemusega, kus raha võetakse ära ja pannakse igal juhul alati koheselt. Et see on selline suhteliselt hea lahendus. Et see aitab natukene nagu, sest inimestel alati on kiusatus, et kiusatus alati kulutada natuke rohkem ja rohkem, kui see võib-olla hea oleks, et kui palgapäevani on nädal jäänud ja vaatad, et raha on nii palju arvel, siis on kiusatus see kõik ikka palgapäevaks ära kulutada. Ja et seda ei saaks uus raha peale tulla. Jah, et seda ei juhtuks. On hea, kui see nagu raha läheb juba palgapäeval kohe nagu ära sinna pensionit koguma niimoodi, et ei ole arve peal seda kiusatus, mis nagu kipub lõppema sellega, et palgapäevaks on ikkagi see pangaarve täiesti tühi. Tuleme tagasi selle teise pensionisamba juurde, et millised on need ohud ja võib-olla ka head pooled selle juures, kui riik otsustabki näiteks teise pensionisamba maksed peatada, siis mis sellega kaasneb? Et me juba rääkisime sellest, mis kaasneb inimese jaoks, aga riigieelarve mõttes, kas sa usud, et see on hea lahendus? See lühiajaliselt annab riigieelarvele raha juurde niimoodi, et meil on päris suur eelarve defitsiit, millele on põhjuseid tekkinud mitu. Ära tuleb märkida kaitsekulude tõusu, aga ka seda, et nüüd sellest aastast on maksuküüru kaotatud ja see maksuküüru kaotamine oli hästi kallis asi. Et see on tekitanud hästi suure augu, seda auku tuleb kuidagi täita ja selle augu täitmiseks siis nagu ongi see mõte, et jätame nüüd need pensionimaksed kus seda ja teist ja inimesed saavad kunagi suuremat esimese samba pensioni. Kas tulevikus riigil on piisavalt palju raha, et seda suuremat esimese samba pensionit maksta? Ei tea, võib juhtuda, et ei ole. On tõenäoline, et ei pruugi olla selle jaoks raha. Et mina isiklikult pigem panustaks jätkuvalt sinna teise sambasse päris korralikult. Aga kui juhtub tõesti selline asi, et need maksed peatatakse, siis riigieelarve seisukohalt tõesti defitsiit jääb vähemaks, peab vähem laenama, lühiajaliselt on tal kahtlemata positiivne mõju. Et see ongi siin selline asi, kus võetakse pikaajaline kasu, vahetatakse see lühiajalise kasu vastu. Mis kaasnes selle buumiga, kui inimesed, see teine sammas anti vabaks, inimesed said sealt soovi korral raha välja võtta, mida tähendas see riigi ja pankade jaoks? Ja riigieelarvele oli see ka jälle väga kasulik, sellepärast, et on hulk inimesi, kellele ei pidanud enam riik maksma seda 4% pensionisambasse. Sealt kohe vabanes suur hulk raha. Samuti, kuna need inimesed lõpetasid ka oma maksed, siis sealt hakkas riik saama natukene rohkem tulumaksu. Sest üks asi, mis on teise samba juures hea, on see, et kogu see raha, mis sinna läheb, on maksueelne raha. See on brutopalgast läheb see raha. Ehk siis, et kui keegi saab palka 2000 eurot bruto, siis ja kui ta paneb 10% läheb sellest sinna teise sambasse, siis sinna lähebki niimoodi 200. Et aga kui sul on nagu 10% su brutopalgast nagu kätte, ei oleks 200, ta oleks väiksem, sest nagu tulumaksud või teised asjad lähevad ikkagi maha sealt. Et see on nüüd see koht, mis on riigile nagu väga hea, et kui inimesed ei osale seal, siis riik peab tegema oma sissemakseid ja riik saab ka rohkem tulumaksu inimesed kätte. Inimene selle jääb natukene kohe kulutamiseks rohkem raha kätte, see ei ole väga suur summa. Et riigile on see olnud väga kasulik, et inimesed sealt loobuvad. Mul on väga raske näha seda loobuva inimese isiklikku kasu. Et jah, et nad said mingi hetk raha kätte, see on praegu suures ulatuses kas ära kulutatud, osadel istub see niisama arve peal
inimestel on tihtipeale natuke keeruline välja mõelda mõistlikke investeerimisvõimalusi, mis sellega peale hakata. Et ka need, kes pankasid ei usu, et olgu panka ei usu, aga endal ka tihtipeale ikkagi ei ole väga häid mõtteid, kuhu seda kulutada. Ja siis, kui see läheb tarbimiseks, siis see kodutehnika, mis selle eest osteti, hakkab vaikselt amortiseeruma. Kui on jälle nagu uut vaja, siis seda uut sammast pole enam võtta. Kui palju eestlased üldse mõtlevad enda tuleviku kindlustamisele sinu hinnangul, et kui suur hulk leibkondi on ikkagi, olgem ausad, täna olukorras, kus elataksegi palgapäevast palgapäevani ja sealgi annab kuu lõpp kuidagi väga valusalt tunda? Palgapäevast palgapäevani elamine on, seda mõjutab palga suurus, aga ta on ikka päris suures ulatuses nagu valik. See on nagu väga vaesed inimesed suudavad raha kokku hoida ja väga jõukad inimesed suudavad ennast vaeseks kulutada. Et me teame ikkagi juhtumeid väga rikastest inimestest, kes on proovinud veel rikkamatega võidu elada ja siis on avastanud, et ka nemad, raha on otsas, pankrot, kõik läheb müüki. Et jah, inimestele meeldib öelda, et raha ei ole, et minu palgaga ma ei saagi teistmoodi. Reaalses elus ikka kipub olema, et saad palka juurde 10%, 100%, see kõik kulub ära, raha kulutamine ei ole keeruline. Et alati on võimalik raha kulutada veel ja alati on ka võimalik ka üsna väikeste sissetulekute pealt ikkagi natukene kõrvale panna, see on tõesti natuke selles elustiilis kinni. Aga mida see sinu hinnangul näitab? Kas see näitab seda, et meil oleks vaja seda rahatarkust inimestest kuidagi paremini juurutada? Et kust see alustada võiks sellega? Rahatarkus on kasvulik asi, aga see on natuke ikkagi selline nagu tõesti inimese isiklike valikute koht. Mõnele meeldibki elada nüüd ja praegu ja teine mõtleb natukene rohkem see pikema plaani peale, et kas ja kuidas me seda inimest iseloomu saame muuta. Ma arvan, et see ei ole ka nüüd nagu niisama lihtne, et kipuvad olema sellised nagu trendid, et jah, et ütleme keskealisena inimesed hakkavad natuke rohkem säästma, et osaliselt ka seetõttu, et sissetulekud on suuremad, et kui elustiil samal ajal jääb see samasuguseks, siis nagu on ka lihtsam kõrvale panna, keskealised ka mõtlevad vanaduse peale juba rohkem, kui mõtlevad noored inimesed, aga päris seda, et see ilmselt jääb, et inimesed teevadki erinevaid valikuid. Et saatuse oleks ennast päris jätta ei tasu? Jah, kindlasti on mõistlik teha nagu õigeid asju, et natukene mõelda ikkagi ette, et kõige lihtsam viis, kuidas vanaduse vastu ennast kaitsta, on teha ametlikku palgatööd niimoodi, et siis tuleb sulle esimese samba pension ja et loodetavasti on ka ikkagi teine sammas olemas, et ei ole sealt välja astutud, et tavaline palgatöö, kus sa nagu teenid välja esimese pensionisamba õiguseid ja teise samba raha, et see on kõige mõistlikum. Et ümbriku palk ja kõik need muud sellised lahendused, kus makse ei maksta, siis tähendavad ikkagi seda, et ka tulevikuks midagi ei kogune, ei esimesse ega teise sambasse. Kas täna on pensionikogu ja ikkagi poliitiliste muutuste ja poliitikute meelevallas mõneti, et kuidas koguda raha nii, et poliitmaastiku vangerdused inimese turvatunnet ei raputaks? Siinjuures tasub rõhutada, et see raha, mis on kogunenud, need pensionisambad, et nende inimeste isiklikud kontod, see on eraomand. Kõik, mis seal on inimese omand, täpselt samamoodi nagu on sinu omand, sinu isiklik pangaarve, kus sulle palk tuleb. Ehk siis, et see on suhteliselt okei. Seal on küll tõesti kasutuspiiranguid natuke, et sa ei saa neid kohe, aga see on kaitstud. Selle kallale ei saa keegi minna niisama. Seda on Riigikohus öelnud ja seda saab enam-vähem usaldada. Küsimus on tõesti, et mis saab edasi, on ju. Et kui riik vähendab omapoolseid makseid, siis lihtne soovitus on ikkagi, et endapoolseid makseid võiks jätkata. Et las see riik teeb oma riigi asja, et mina teen oma asja. Siis on lootus, et ikkagi ka need summad kasvavad, et eks nad kasvavad ka selle tavaliste börside kasvu pealt, aga kui sa paned ise ka ikkagi jätkuvalt juurde, siis see annab jõudu sellele kasvule.
Nii et sinu hinnangul on kasulikum ikkagi koguda sambasse, mitte sukasäärde? Jah, ütleks küll, et indeksifondid pensionisambas, kui pangad ei meeldi, on olemas ka üks pensioniühistu, mis ei ole pank, et saab ka sinna panna oma nagu raha kasvama. Nii et ükskõik, kas need börsid tõusevad või langevad, kas Suessi kanal ja Hormuzi väin on kinni või lahti, et ma soovitan ja ükskõik, mida teeb ka riik omapoolsete maksetega, lihtne soovitus on see, et inimene ise võiks ikkagi jätkata sinna kogumist ja võiks võtta seda asja rahulikult, et juhtub, mis juhtub, et selline rahulikult võtmine, asjade rahulikult edasi tegemine kuni umbes selle hetkeni, ma ei tea, 5 aastat, kui enne pensioni minekut, on see koht, kus nagu võikski nii teha. Vahur, ma tänan sind selle analüüsi eest ja nende, võib vist öelda, näpunäidete eest pensionikogujale.